Head valgalased, kes oleks võinud ette ennustada sellist aastat, nagu seda oli lõppev 2020? Oli turbulentne ehk siis rahutu ja tormiline aasta, kohati sarnane ulmefilmile, mis pakkus katsumusi meile kõigile. Minule isiklikult jääb see aasta alatiseks meelde, kuna kõik oli uus. Uus ametikoht vallavanemana, uus vallavalitsus, uued vastutusrikkad ülesanded. Pealekauba algas viirusest tingitud enneolematu eriolukord, millele järgnes sügisest uus pandeemialaine. Taas tegeleme viiruse vastaste meetmete ja piirangutega ning oleme jätnud ära palju koosviibimisi. Ometigi vaatame lootusrikkalt tulevikku ja usume, et nii mõnigi õppetund, näiteks virtuaalses maailmas või eraldatuses toimetulek, aitab meil edaspidi paremini hakkama saada. Kindlasti oleme suure kogemuse võrra rikkamad ja raskuste ületamine teebki tugevaks. Ise olen selle aasta jooksul õppinud väga palju, õpin aina edasi ja usun, et kui elu pöördub uuesti tagasi kindlastesse rööbastesse, siis oskame seda turvalisust hoopis rohkem hinnata. Aga aasta lõpul ei tahakski enam meenutada keerulisi hetki, olgu selleks kas või ajutine piiri sulgemine või midagi muud, vaid võtta kaasa kõik positiivne tollest aastast. Õnneks saime suvel mõningast hingetõmbe aega, mis võimaldas edasiseks patareisid laadida. Meie võrratu Lõuna-Eesti suvi pakkus sooja ja päikest. Nii saime ära pidada rea meeldejäävaid üritusi, nii linnas kui ka kogukondades, mida Valga vallas jätkus igale maitsele. Vaatamata väljakutsetele ei jäänud aasta lõikes sugugi seisma. Hiljaaegu selgusid Valgamaa ettevõtlusauhinnad. Märgiti ära ettevõtted ja ettevõtluse edendajad, kes on oma aktiivse tegevusega kaasa aidanud piirkonna arengule. Nii teenis aasta teenindusettevõtte auhinna Hotell Metsis, mis on Valgas tegutsev eripärane pereettevõte ja nad pakuvad kvaliteetset teenindust juba 15 aastat. Eriauhinna külastajate lemmik pälvis kohvik Johanna, kus on suurepärane tootevalik, imeline teenindus ning maailma parimad koogid. Kohviku omaniku Jaana Kikkase sõnul saadi idee 4 aasta eest linnakohvikute päeval osalemisest. Ja nüüd on meil väike võrratu Prantsuse oaas südalinnas. Meil on veel paljustki rõõmu tunda. Valga linnas valmisid just sellel aastal 2 suurepärast renoveeritud hoonet. Uus koolimaja Vabaduse tänaval ja üürimaja Kuperjanovi tänaval. Need ilusad majad rõõmustavad möödakäijate silma. Kesklinn on täna palju atraktiivsem nii valgalase kui ka Valga külalise jaoks. Ja muideks, me alustasime veekeskuse projekteerimist. 2 aasta pärast võib veekeskus juba valmis olla ja valla elanikele veemõnusid pakkuda. Ühtlasi teeme jõupingutusi, et tuua rohkem elu tagasi Valga keskväljakule. Selleks on vaja pakkuda teenuseid, lisada atraktsioone ja leida funktsioone ümbritsevatele hoonetele. Aga vahepeal valmis tõeline ilmaime. Uuenenud piiriülene väljak ehk linna süda. 2 pool piiri olev avalik linnaruum on väärt uudistamist ka külma ilmaga, aga uuel aastal kevade poole muutub väljak veelgi hubasemaks. Seal saab toimuda rida ühisüritusi ja erinevaid tegevusi. Näeme rohkesti külalisi ja korraldame parema aja saabudes pidulikuma Valga-Valka ühise linnasüdame avamise. Muidugi ei mõtleme ainult linna, vaid kogu valla peale. Siinkohal kuluvad marjaks ära niinimetatud COVID-i investeeringurahad, mis on riigi poolt kohalikele omavalitsustele investeeringuteks ja remonditöödeks mõeldud summad. Oleme sõlmimas lepinguid ja saame kohe uue aasta algul alustada mitmete ehitus- ja sisetöödega Harglas ja Lüllemäel, Õrus ja Tsirgulinnas. Head inimesed! Vahetult ennem jõulupühi hakkasid päevad taas pikemaks minema, sest talvise pööripäevaga sai murtud aasta pimedaim periood. Valgem periood algas juba 25. detsembrist. Päevad lähevad nüüd minuti haaval aina pikemaks. Natuke kannatust veel ja hullem aeg saab ükskord mööda. Edasi läheb aina valgemaks ja helgemaks. Teisiti ei saagi ju see olla. Pealegi oleme olnud tublid ja teadlikud ning piirangutele vapralt vastu pidanud. Kui seame oma mõtetes plaane ning ootusi järgnevaks aastaks, siis võiks üks ühistest soovidest olla see, et püsiksime jätkuvalt terved ja et maailm meie ümber saaks terveks. Soovin, et aasta 2021 tuleks eelmisest parem ja tooks kaasa palju kordaminekuid ja soovide täitumist teile kõigile.